Mina olen Sandra Jõgeva ja ma hakkan Kanal 8 juhtima saateseeriat nimega Kunstiklassikud. Ma tutvustan nii auväärses eas vaieldamatuid Eesti kunstiklassikuid kui inimesi, kelle puhul ma isiklikult olen veendunud, et nendeks kunagi saavad. Ja meie esimene saade on üles võetud Tartu kunstimajas suures osas ning tegeleb Andrus Joonasega. Kas see näitus on nagu mingis mõttes sinu retrospektiiv? Tähendab, et on ja ei ole, sest et juba kui ma hakkasin seda näitust tegema, siis ma nagu üritasin seda just nimelt selliseks teha, et see ei oleks nagu mingi, nagu et ta ei oleks surnud kunstniku retrospektiiv ja siin on nagu hästi palju toodud minevikust ka asju välja, mis ma ise olen unustanud näiteks ja mis teised pole üldsegi võib-olla näinud. Ja see on nagu kokku pannud üheks tervikuks, ma ise peaksin seda mitte retrospektiiviks selles mõttes, et see on nagu mingi mälestus, vaid see on nagu lihtsalt hetke elutöö kokkuvõte kunstnikult, kes veel tegutseb väga aktiivselt. See saal on nagu pühendatud tegelikult huntmehele, kollasele huntmehele mõnes mõttes ja mis ta nagu tegi, mida ta otsis, mida ta leidis. Sa alustasid oma maantee kunstinäitustega, mis sind mõnes mõttes tuntuks tegid esmaselt Eestis juba aastal 95, kui mitte varem. 95. Kus sul see pähe tuli või mis su taust ennem seda oli? Ma õppisin Pärnu Sütevakast nagu poolvaba kuulajana, käisin seal niimoodi kohal. Mis see siin Pärnu Sütevaka? Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi kunstiosakond. Ja siis, et seal ma astusin 94, olin seal, õppisin ja lihtsalt ma hakkasin kohe kunsti tegema, sellepärast, et Pärnus nagu ei olnud teist võimalust, minu jooks või mitte. Et sa pidid kohe minema eesliinile, et üldse ellu jääda. Et sinu kunst võib öelda on hästi tugevalt narratiivne, hästi tugevalt metafoorne? Võib alati öelda, jah. Ma arvan, et ta on lihtsalt nagu mu väärtuse pealkiri ongi, et ma surfan meeles. Ja meel on lõputu, sinna võib lõpmatult ära eksida, ikkagi jälle ennast uuesti üles leida. Et kunstnikud reeglina kardavad seda väljakutset esitada, sellepärast, et mitte kunagi veel artvööldega ostjaskond hakkavad seal alati vastu. Me rääkisime sellest ennem ka. Me rääkisime täna hommikul, kui ma tulin Pärnusse, et siin filmida su ateljees, et sa rääkisid sellest, nagu ma aru saan, et sa põhimõtteliselt ei usu kunstniku produkt ja see on hästi levinud selline nagu mõttemudel praegu, et sa pead turustama ennast kui toode. Tegelikult see toode nagu nii, mõnes mõttes müügimõttes on igaüks toode, aga see, et sa ei tohi areneda, see, et sa ei tohi olla inimene, see, et sa ei tohi armastada, see, et sa ei tohi süüa ja juua, nii nagu sa ise tahad või oskad, et ainult minna mingisuguste selle vooluga lõpmatult kaasa, on ju. Et tegelikult see viib nagu iga kunstniku lõpuks ainult tavaliseks lolliks käsitööliseks, kusjuures käsitööline on sel juhul alati rohkem kunstnik kui kunstnik, kuigi kunstnikud seda eitavad. Sest käsitööline teeb midagi oma kätega, aga kunstnikud lõpuks teevad ainult tellimustöid, kõrgema käsukantes käskirjad, millist kunsti seda tegema pead. Et esitatakse mingi teatud poliitiline, sotsiaalne tellimus, et mis siis on üldse kunstniku missioon veel on. Ma arvan, et kunstniku missioon on olla ikkagi see, mis ta alati on olnud, et olla nagu ongi olla meelesurfar, et nagu olla see, kes nagu julgeb minna edasi alati. Isegi kui ta pekse saab. Ja kui sa seda teha ei julge enam, siis mine käsitööliseks, siis saad ausam. Et sinu kunstiloomingu alguse hästi nagu tugev selline mütoloogiline, oma mütoloogiline narratiivne tegelane kollane huntmees. Jah. Et siis ta nagu, kas ta kehastab nagu inimeseks olemist põhimõtteliselt, nagu on alati aru saanud? Ta kehastab täiesti konkreetselt soovi saada inimeseks. Ta on nagu konkreetselt puuris, nagu me kõik oleme tegelikult puuris. Ja ta lihtsalt võtab vastu selle reaalsuse, mis ta ümber on, ja siis ta lihtsalt jõuga, armastusega ja nii edasi murrab sealt puurist lõpuks välja. Ja see näitus ongi tegelikult sellest. Ükskõik kui banaalne see jutt ei tundu, mis ma praegu räägin, on ju. Ma olen seda teinud, selles mõttes, et ma tegin seda ära. Ega ma ei tea, mis sellest saab. Ja ma tahtsin öelda, et ma mäletan ühte performance'it aastast 2006 juuli alguses võib-olla Pärnus, kus kollasest huntmehest sai valge huntmees. See oli see üleminekuperiood, valge huntmehe periood oli aasta.
see lõppes dramaatiliselt ära minu jaoks, eks ole, ma põletasin selle hundimaskid ja asjad ära. Praegu ma muidugi vaatan selle kõigele niimoodi, et oleks võinud selle tegemata jätta. Jaa, oleks võinud jätta tegemata, sest tegelikult lihtsalt, kui ma olin võtnud juba sellise arenguprotsessi kunsti enda jaoks, üldse, et kunsti karneb, siis tegelikult oli see normaalne, et ma löön ise nii suure müüdi, mis mind mõnes mõttes ära hävitab iseenesest. Ja siis ma ehitan uue müüdi. Ja ma ei jää sellest enam sõltuvusse. Aga seda ma tean praegu. Sul praegu ei ole sellist oma mütoloogilist kujundit, mis oleks nii tugev nagu teetähis, nagu kollane huntmees või valge huntmees? On ikka, see on Andrus Joonas. See on veel tugevam. Sina kui hoopis teisest kohast tuli, et kuidas sina suhestud tema kõikvõimalike alter egode, oma mütoloogia, kõigi nende narratiivide ja kogu selle kogu see müstikaga, et milline tunne sul endal on? Mul on Joonasega selles mõttes, et selle teisest kohast tulemisega on ühelt poolt me sellisest kunstisest seisukohast võib-olla tuleme natuke teisest kohast, aga puht päritolud me tuleme võrdlemisi sarnasest kohast, et mina olen Pärnust pärit ja Joonas minu jaoks seostub väga tugevalt kõigepealt kogu selle Pärnu nii-öelda koolkonnaga või Pärnu nagu avangardiga ja teiselt poolt ka kui selle müstika sisse tood, siis Pärnu nagu sellise kohamütoloogiaga. Me oleme Joonasega väga pikalt rääkinud sellest, kuidas Pärnusse ei saa oma paradiisi ehitada, sest see tahes-tahtmata mingi hetk kukub kokku ja kogu selline, et kui me hästi levinud on see kultuurimüüt, kuidas Tartust ei saa ära minna ja kuidas mis kõik Tartu on. Minu jaoks Pärnakala huvitab palju huvitav küsimus see, kuidas Pärnust ära tulla või et millised on need alternatiivid, kui sa tahad ära tulla ja nii edasi. Et minu jaoks Joonas oma neid mütoloogilisi maailmu ehitades või et ma nagu näen seal mingit sellist püüet ära tulla või sellega ehitada nagu seda alternatiivset universumi ja minu jaoks kogu see Pärnu avangard tunduski mulle mingis mõttes, et seda on võimalik teha ainult seal. Sest see kurikuulus nähtamatu kunsti kontseptsioon, et minu jaoks sai see eksisteerida ainult Pärnus, et ainult Pärnus oli võimalik, et kunstnik teeb keset Rüütli tänavat performance'it ja keegi ei näe, sest kõik lihtsalt jalutavad mööda. Et selline täielik äralõigatus sellest sootsiumist, kus sa oled, et minu jaoks oli see ainult seal võimalik ja selles mõttes ma sellest Joonase maailma ehitamises näen hästi palju tagasiviidavust sellesse nagu sinna kohta, et seal on võimalik nagu eksisteerida niimoodi, et keegi ei panegi tähele, et sa seal eksisteerid. No mina olen näinud selles nähtamatute kunstikontseptsioonis hästi palju sellist iroonilist suhestumist Eesti kui väikse koha võib öelda nagu provintsliku kunstimaailmaga, mis lihtsalt keeldub vastu võtmast midagi, mis tuleb väljaspool kohalikke hierarhiaid, et need Pärnu või non grata taustaga kunstnikud võivad olla maailmas edukad, aga mingid inimesed Eestis on siiamaani nagu nende sõnumi ja loomingu ees need lukku pannud. Et ma pigem näen selles nähtamatute kunstis nagu suhestumist selle nagu paradoksiga. Mind huvitas ka jälle see nagu Pärnu situatsioon või sellise nagu väike koha situatsioon. Me elame tervikuna väikses kohas. Ja selles mõttes su kirjeldus on õige, aga ma nagu vaatataksin või lihtsalt kuivõrd Pärnu on nagu see koht, kus ma pärit olen, siis ma paratamatult vaatan seda nagu kuidagi veel väiksema kohana, sest ma kujutan ette, et kui Joonas tegutseks kuskil ma ei tea, Võrus, siis nad oleksid lähtuvasti väga uhked selle üle seal Võrus, et neil on selline kunstnik. Aga kas Joonas ei ole ka saanud juba Pärnu valla ja Pärnu linna kõik võimalikke preemiaid, tunnustusi, aastakunstnik, et mulle tundub, et sellises väikestes kohtades iseenesest ollakse nende tegelaste üle uhked, et võib-olla see nagu, ma ei tea, natuke suurem asi, mida nimetatakse Eesti kunstimaailmaks, et võib-olla sellel on pigem nagu probleeme nendega. Et võib-olla sellel on probleeme mingisuguse natuke hoopis teistsuguse vaatenurga ja seisukohtade ja filosoofia ja maailmanägemusega. Aga mida ma tahan küsida, et sina kui kunstikriitik, et võib-olla sul on veel mingi oma nägemus sellest, mida Joonas teeb? Siis lööb minus nagu see strukturalist välja, et Joonas selles mõttes on see tema oma maailm väga huvitav, et seda on kunstikriitiku seisukohalt hea analüüsida, sest mingis mõttes on see hästi hermeetiline, et sa saad hakata üles korjama mingisuguseid detaile
näiteks see, et talle meeldib sarjadega töötada, et Ale Toia kui sari, et kui vaatad, kui palju erinevates meediumites, Ale Toia võib olla nii maal kui performance kui video, et see liigub hästi palju, aga samas seal on mingi selline ühine nimetaja, mille baasilt ta nagu töötab ja siis, kuidas Joonas ise enda jaoks, ja ta töötab läbi aastate, ja see Untmehe kujund ja see alter ego, et kui vana see on, millal see tekib, millistes situatsioonides see esineb, et selles mõttes on Joonast minu kui kunstikriitiku kunstiteadlase jaoks on ta väga magus materjal, selles mõttes, et ta on selline eneseküllane. Väidetavalt ütles juba 60-ndatel oma tollastele jüngritele ja mõttekaaslastele ANK-rühmituse, ANK-64 üks ideoloog Tõnis Vint, et kunstnik peab tänapäeval töötama seeriatega. Et see, ma arvan, nagu ühendab Joonast temast mitukümmend aastat vanemate Eesti kunstiklassikutega, kes siis nagu kuuluvad sellesse klassikalisse modernismi põlvkonda. Ja see töötamine sarjadega teatab mastaapsus oma loomingus. Ja mulle omakorda tundub, et Joonas protestib selle vastu, et ta hävitab oma alter egosid nagu kollane huntmees ja valge huntmees ja kõik võimalikud natuke raskemini defineeritavad tegelased, kelleks oma performance'ites näiteks kehastub, et ta protestib selle sama seeriates töötamise vastu, mis omakorda mõningatel juhtudel viib välja selle sama nagu kunstniku brändimise, nii et siin teataksegi läbi mingite kujundite, läbi mingi alter ego, et sa oled siis nagu seal mingis boksis kinni oma seeriates. Väga hea on tema töid hakata struktureerima, ta on mingis mõttes ise üles ette kirjutanud sulle sellise nagu mingi sümbolite hulga või nagu peatükkide hulga, et et hakkaks kuskilt peale, et nii, Untmees, eks ole, Ale Toia, siis võib hakata võtma ka juba sellised vormiliselt, et nii, et maalid, et mis ta seal maalis ikkagi teeb, siis nagu performance'id, et milliseid kujundeid ta kasutab ja need hakkavad, et teda on hirmus hea arutada niimoodi, kui istuda ilusti maha ja hakata otsast nagu arutama. Ja see on just sellepärast, et ta on kuidagi selline hästi eneseküllane ja tema töödes küll on sellist sotsiaalset nooti, seda on seal kogu aeg tunda. Hästi palju kusjuures. Ta põhimõtteliselt edastab sõnumeid kogu Eesti ühiskonna kohta. Mitte ainult Eesti, vaid ka ta kritiseerib kapitalismi ja praegust aega ja aga samas see on tal kuidagi, ta oma kujundikeel on seal juures nii tugev ja selle ühiskonnakriitilisuse kõrval on väga tugev nagu seksuaalne alatoolme, hästi seksuaalsed tööd kohati, aga läbi selle jälle hästi isiklikud. Kui sa siin alguses küsid selle, kuidas ma tema uomütoloogiasse suhestun, siis mulle tegelikult nagu väga meeldib, sest mingis mõttes teeb see Joonas hästi ligipääsetavaks. Ühelt poolt see võiks ju tähendada, et kunstnik on väga suletud, et ta on seal omas maailmas, nokitseb seal, aga samas kuivõrd ta tööd on nii ekspressiivselt, nii nagu kuidagi välja, et nagu lilled lendavad ja see kullane Untmees ka ikkagi nagu röög, mida elab ennast välja, et selles mõttes on ta hästi ligipääsed ja need kujundid on hästi tugevad, et minu jaoks see, et Joonas töötab omas maailmas, teeb ta väga mõistetavaks. Pluss ta võtab selles omas maailmas ette väga radikaalseid revolutsioone, ta hävitab kolmandiku oma loomingust, tema üks kehastus sureb, tema asemel tuleb keegi teine, et see on nagu selles omas maailmas toimuvad pidevad raputused, ma ütleks, et mida ta nimetab arenguks, et ta keeldub jääma liiga kauaks ühte kohta. Aga kus need raputused on see koht, kus mul on temaga natuke nagu raske või? Võib-olla ka sellepärast, et ma ei ole lihtsalt endale ette võtnud ja hakanud nagu pikalt mõtlema, kunstikriitik on ju, istub maha ja hakkab mõtlema, kui ta kõik välja mõtleb, mis on vaja välja mõelda. Aga selliselt puht hästi isiklikult nagu vaataja tasandilt on mul tegelikult nende tema raputustega kõige keerulisem, sest kui me siin rääkisime tema seeriatest, et töötab nagu sarjadena, siis Ale Toia kestab ka 20 aastat aga ta seal juures räägib pidevalt sellest muutusest, et aru saada, milles see muutus täpselt seisneb või kui ta seda näitust ka kokku pani ja siis jooksvalt nagu kommenteeris, et mida ta teinud on, kus ta seda otsinud on, mida ta kõike kokku otsinud on ja kuidas ta on pidanud kõike seda uuesti läbi elama, siis see uuesti läbielamise koht on see, millest nagu mina nagu tegelikult vaatajana aru ei saa ja ma ei ole ka kindel, kas üldse keegi peale nagu Andrus enda saab nagu aru, mida see uuesti läbielamine tähendab. Taustal on minu meelest palju New Age ja nii-öelda soul search ja kõik võimalikke selliseid asju, millega võib-olla ongi nagu näiteks kunstikriitikutel või kunstimaailmas olevatel inimestel natuke nagu raske suhestuda.
ja seda on ka sihuke väikest viisi kunstiteadlase taust, eks ole, siis on nagu kogu aeg selline, et sa pead rääkima niimoodi, et sa ei kasutaks nagu need New Age mõistid. Aga tema teeb seda hästi vabalt. Ja täiesti nagu tuleb kogu aeg, et selles mõttes on Joonasest rääkimine ja et seal on vaja kogu aeg otsida nagu mingit sellist nagu kirjeldustasandit, nagu metatasandit, et millelt ma saan kirjeldada nagu tema seda New Age maailma niimoodi, et see oleks just ka kunstiteaduslikult söödav. Joonase tegevuses akadeemia non grata ja kunstirühmituse non grata ideoloogia, ütleme, väljatöötamises ja pedagoogi töös on tegelikult väga oluline roll, kuigi ta võib-olla hetkel ei ole sellele väga palju rõhku pannud, et sina oled tema õpilane, et kuidas oli Joonas õpetajana? Nojah, et see oligi nagu väga huvitav selline kokkusaamine, et see 2001, kui ma läksin sinna õppima Pärnusse, siis ma olin nagu ise nagu täiesti, kuidas öelda, puudus igasugune kokkupuude nagu kunstiga. Ja kuna see kool oligi selline nagu väga selline outsiderite kool või, siis see oli ilmselt, see oli nagu ainuke koht, kus ma oleks saanud üldse sinna nagu kunstiga kokkupuute üldse nagu tekitada. Sel ajal akadeemia non grata asutajad kõigis oma intervjuudes rõhutasid, et just nimelt, et see on nagu outsiderite, isegi luuserite kool, kui võetakse vastu praak nii-öelda, mida ükski teine kunstikool vastu ei võtaks. Et praegu aastal 2014 on kogu seda ideoloogiat, mis algas peaaegu 20 aastat tagasi nagu veider vastu võtta, selles mõttes, et praegu isegi Kunstiakadeemia korraldab välja lisavastuvõttu näiteks, et inimesed ei taha sinna minna ja seda praaki, keda nad ei saaks vastu võtta, kes samas tahaksid saada kunstnikeks, üldse olemas ei ole, et see oli absoluutselt teistsugune maailm, kas pole? Oli küll, jah. Ja selles suhtes oligi nagu Joonasel oli seal väga suur roll, et ta oli üks põhiõppejõude seal ikkagi, kes seal siis nagu olid, Allikud, Sorged, Joonased, ütleme mitmuses, seepärast, et nad täitsidki seal nagu mitme õppejõu rolli, tihti sa nagu ei saanud aru, et kas see Joonas nüüd annab sul performance'it, annab sulle maali, mida ta nagu annab, on ju. Et see ei olnudki seal üldse nagu oluline tegelikult selle juures. Et oluline oligi see, et sa ei hakkaks ennast kuidagi kohe sellise illitsetu kunstiõpilasena tundma, et sa nagu tunneksid ennast kohe esimesest päevast nagu kunstnikuna või, see oli nagu sõnum, mida seal nagu edastati või. Et iga inimene nagu ongi mingis mõttes kunstnik, et sul lihtsalt puuduvad võib-olla need väljendusvahendid, on ju, aga sa ei ole sellepärast mingis mõttes nagu alame, sa ei pea nagu tundma ennast nagu alamana kellegi suhtes, kes tuleb ja hakkab sul nagu õpetama, et näed, et siin need värvid ei ole nagu päris õiged või et see on sul nagu natuke vale nurga alt siin või. Et selles suhtes Joonas oli nagu ideaalne, et ta kunagi nagu ei tulnud, kui ta tuli sulle nagu kõrvale midagi kommenteerima, siis põhimõtteliselt ma võiks jaotada nagu 3 hindeskaalasse, et kaks skaalat oli siis sellist nagu vaikimisskaalad, mis siis tähendas, et tuli kõrvale, vaatas, ütles sul maali, ta ei öelnud midagi. See võis siis tähendada nüüd, kas on nagu täielik pask või siis on nagu nii hea, et ta ei hakanudki midagi nagu ütlema. Ja siis see jäi sul endal nagu nuputada, et alguses oli võib-olla raskem, aga hiljem sa hakkasid nagu sellest aru saama. Ja siis kui ta ütles niimoodi, hakkas seal midagi juba rääkima, siis see tähendas, et põhimõtteliselt, et tööta edasi, et sellest võib veel asja saada. Et see ikka täielik pask ei ole ja samas ta ei ole ka nagu midagi väga head veel. Et sellest nagu piisas minu arust, et kui sa juba ise nagu see performance'itu osa seal muidugi oli kõrval, mis andis sellist sünergiatunnet kõvasti juurde, et see ilmselt ei oleks üldse mõeldav seal olnud, kui see oleks lihtsalt selline maalikool olnud, et siis see võib-olla oleks jäänud natuke selliseks, et seda kunstniku tunnet ei oleks võib-olla nii väga sisse tulnud, et just need performance'id, et see mingis mõttes võis võrrelda nagu lavakaga või, selles suhtes, et mingis mõttes me tegime sarnaseid asju, et kui ma olen hiljem vaadanud seda lendude saadet, et ega seal mingis mõttes on ju see, et kuigi see teatri ja performance'i see hoitakse nagu millegi pärast väga lahus, et see, kui sa ütled nagu performance'i kunstnikule, et ta teeb teatrit, siis nagu solvang ja siis nagu vastupidi ilmselt ka, aga siis mingid niisugused põhimõtted on seal ikkagi, mis nagu kattuvad või. Et selles suhtes Joonas oli hea, et oligi, nagu siin enne juba mainiti, et oli kuidagi hästi niisugune, et ta tegi ise asju väga jõuliselt või. Et sealt tuli nagu see kunstniku loomus või niisugune nagu
ürgloov jõud nagu hästi kuidagi välja või see inspireeris nagu ennast ka või. Et noh, õpilasena oli sellest väga palju abi. Üks asi, mida ma mäletan tollal, mida välja käisid Akadeemia Non Grata siis nagu asutajad, oli mõttekäik, et nemad võtavad selle inimese metsast, see on siis nagu kõigi muude kunstikoolide praak, koos lahti ja panevad uuesti kokku. See on ikka nagu väga jõuline statement. Kas sa tundsid enda puhul seda? Ei tundnud tegelikult, ma arvan, et see päris nii ikka ei olnud, et mina isiklikult ma ei olnudki proovinud ühtegi, ma ei olnud mingi praak, ma ei olnudki kuhugi ennast pakkuma läinud, ma läksin sinna ka nagu teise sõbraga, läksin lihtsalt niisama kaasa, bussis kirjutasin jaoks selle essee, mis seal vaja oli, ma polnud üldse kindel, kas ma hakkangi üritama. Et läksin niisama nagu luurama, Tanel Päll, Soomes elab. Ja kuidagi siis nagu, kuna seal väga suur konkurents ei olnud, siis jäin sinna nagu tolknema selles suhtes, aga ma seda ei kahetse nagu absoluutselt, kui ma nagu praegu mõtlen, et inimesed, kellega ma suhtlen ja nagu millestki tõsisemast rääkida saan või niimoodi, et on kõik nagu sellest kuidagi välja kasvanud. Et ma ei tea. Selles suhtes, ma olen käinud ka teistes kunstikoolides siin põgusalt, et nagu Soomes sai vahetusõpilasena oldud ja siin Tartus. Kõige vahetum või selline isegi võib öelda nagu meeldivam kogemus selles suhtes oligi see Pärnu kool, et seal ju elati nagu kommuunina ja elati nagu selle kunsti sees, et seal ei jäänud sul seda, kuidas nüüd öelda, niisugust põgenemisteed, et sa nagu pool päeva vaatad kodus telekat ja siis vaatad, kas sa nüüd viitsid sinna kooli minna või ei viitsi, nagu siin võib-olla teistes kunstikoolides toimub, et seal sa nagu elasid 24 haad seal samas kunsti sees, haisesid kogu aeg tärpentiini järgi, käisid kõrvalpoest, ostsid mingit saiakatet, saia ja siis nagu kunst oli igal pool see ümber või selles suhtes ja niisugused jõulised õppejõud nagu Joonas ja Peeter Allik ja Sorge ja kes seal kõik olid, Reijo Tüür, et see oli kõik niisugune nagu meeldiv kompott või. Et seal ei olnud sellist, et meie ja nemad või midagi niisugust. Love and freedom. Sa aastal 2000 ütlesid, et sa ei saada oma CV-d selleks, et tõestada enda olemasolu kunstnikuna ja mingi hetk sa lõpetasid selle ära, aga sellest hoolimata keegi ei nõua sinult CV-d. Sest nad teavad seda eelmist performance'it. Aga asi on lihtsalt see, et ma lõpetasin selle ära sellepärast, et kunstiteosel võib olema algus ja lõpp. Sest mõnes mõttes nad kõik lõpmatud. Aga mu enda jaoks muutus see performance nii koormavaks, et mingi hetk ma avastasin, eriti see aasta talvel ma vaatasin, et kui palju jõudu on mul läinud selle performance'i peale, siis ma arvan, et mingi 30% kogu mu elujõust. See on absoluutne absurdi projekt ja see on vastuak kõigile süsteemidele, mis siin maailmas kehtivad. Ma ise ei teadnud seda. Ma tegin seda inspiratsioonist lähtuvalt, nagu kogu oma kunsti teen, aga sellest tuli välja mingi tohutu mess. Et kunstnikuna ei ole sul ju läinud halvasti, eks? Et sa oled esinenud Eestis, välismaal, rohkem vist välismaal kui Eestis? No seda küll, jah. Et see on nagu, vahepeal Tallinnas ma esinesin omal ajal aktiivsemalt, aga et nii suurt näiteks Eestis ma ei ole teinud, näiteks nagu siin. Ja mul on väga hea meel, et ma selle võimaluse sain, et ma selle näiteks ära ka tegin. Et sa oled osa nagu sellest Pärnu skeenest või Non Grataga kunagi seotud olnud kunstnik Kambast, kes Eestis on vähem aktiivne, võib-olla isegi mitte omal tahtel kui välismaal, keda nagu välismaal võetakse palju paremini vastu ja kes on seal palju rohkem esinenud, võib nii öelda. See on Pärnu see Aadus Sütevakast, kogu see Pärnu koolkond määratud algusest peale juba, et nad on nagu outsiderid, kõrvalt tulijad, nii edasi ja nende kõigi needus või ka mõnes mõttes hüve või mitte hüve, aga see on see, et nad peavad minema väljapoole kohe. Seepärast, et need Tallinna või muud süsteemid nagu kardavad neid, sest nad on nagu väljapoolt tulnud ja keegi et alles nüüd, kui see süsteem hakkab praktiliselt juba lagunema ja on juba maailma nagu
teatud mõttes isegi vallutanud. Et see ongi nagu Pärnu saatus olnud, et ta lihtsalt oli sellised poolterroristlik organisatsioon, vallutas siis maailma ja pärast läks omavahel tülli ja siis kokkuvõttes tegi oma töö ära. Et ka üks teistvoodi vist siin maailmas asjad ei käi, et kui sa oled nagu määratud mingist, et väga raske on murda mingisuguseid arusaamasi. No, et kui on määratud ära, et sealt ei tohi kunstnikke tulla, sest sealt pole ennem tulnud ühtegi enne, mis kui äkki hakkab sealt tulema neid väga häid kunstnikke, siis nagu see kõiki häirib, et see kohale jõuaks lõpuks teisteni, selleks läheb 10 aastat aega, ja siis kui lõpuks kohale jõuab, siis need kunstnikud on võib-olla sellest tõestamisest väsinud juba, nad ei jõua seda tõestada sellest lõpmatult, parem lähevad väljapoole, sest seal ei ole vaja ennast tõestada, sest seal vaadatakse kunstnikku ja sa oled lihtsalt Eesti kunstnik ja mingit vahet ei ole. Это искусство, это не искусство. Это искусство, это не искусство. The answer is Aledoya.